tere tulemast aasta kooli ja astuge sisse. Et järelikult oleme palju vaeva näinud ja saime selle nüüd kätte. Pärnu Koidula gümnaasiumi perekonda kuulub 700 õpilast ja 500 õpetajat ning just nemad kannavad nüüd aasta kool 2026 tiitlit. Ootamatu oli ta natukene ikka, aga me olime aasta aega ette valmistunud ka, nii et me väga lootsime, et me võidame ja läksime ka võitma. Aga tore üllatus ikka, et ikka super tunne, tehtud, tegime ära. Et võiduhääled kokku saaks, selle jaoks panid koolipere, lapsevanemad ja Pärnu linn õlad kokku. Kõik toetasid Koidula gümnaasiumi. Siin koolis ei tuubitas ega lihtsalt tuimalt asju pähe. Siin õpitakse läbi praktika. See on siis katse, kus me mõõdame erinevate kohvisortide happelisust ja aluselisust ja kuidas nende pH tase muutub, kui kohvile lisada piima. Ja selle tulemusel me saame teada, et kui see kohvi ilma piimata on küllaltki happeline, aga piima lisades läheb ta neutraalsest natuke üle ja muutub aluseliseks. Kokku on koolis 21 klassi, aga mis teeb koolipere jaoks just nende kooli parimaks? Meil on nii palju võimalusi, et siin on palju erinevaid suundi ja palju erinevaid valikkursuseid ja tunnid on alati väga praktilised ja kaasahaaravad. Jah. Tõesti. Minu üks lemmikuid on see võimalus, et kui sul tekib küsimusi, siis õpetajad on hästi vastutulelikud, nad võtavad sind kui võrdset ja koolis on selline süsteem, et enne koolipäeva algust pool tundi sa võid oma siis aineõpetaja juurde minna, küsida küsimusi, mis tarvis on ja keegi nagu ei jää maha. Aasta kooli tiitlile kandideeris kokku 15 kooli. Merit Sarandi on siin koolis juba 35 aastat õpetaja olnud. Mis paneb temal ikka veel silma särama? No ikka loomulikult õpilased. Et meil on äärmiselt motiveeritud õpilased, kes tulevad keemiatundi, tervitavad ja naeratavad, kui tund on läbi, ikka naeratavad jätkuvalt, aga põhjus on selles, et meie vahel on ju keemia. Võrreldes aasta varasemaga uuenes hindamissüsteem ja koolidel tuli teha põhjalikum eneseanalüüs, et nad saaksid oma tegemisi ning õppemeetodeid sisukamalt tutvustada. Tihtipeale räägitakse haridussüsteemis sellest, et õpetajaid on puudu. Kuidas on olukord aasta koolis? No meil on selles mõttes, me oleme õnnelikus olukorras, et meil õpetajatega on kõik hästi, meil on õpetajad kõik olemas ja meil on juba tekkinud niisugune trend, et tulevad noored õpetajad, meie enda vilistlased tagasi meie kooli, nagu geograafia õpetaja on meil noor, bioloogia õpetaja, kes on meie vilistlased, samatmoodi matemaatika õpetaja, kes on meie vilistlane, meil on noor tehisintellekti õpetaja, et tänu oma vilistlastele, kes on õpetaja kutse leidnud oma südames ja hinges, leiavad nüüd praktilise väljundi oma koolis, nii et see on meie väga suur pluss. Enda kooli vilistlased tulevad tagasi, aga on ka palju neid, kes juba aastakümneid sellele koolile truuks on jäänud. Nagu näiteks Sirje, kes on Pärnu Koidula gümnaasiumis töötanud üle 30 aasta. Mida siis toob tiitel tema jaoks endaga kaasa? Vastutus loomulikult, sellepärast, et õpilased on nii vahvad olnud ja siiamaani oleme väga hästi töötanud, aga ma arvan, et iga tiitel annab või toob kaasa nagu sellise väikese kohustuse veel paremini teha.